Tere! Tervitan sind täna autokirurgia kliiniku ees ja täna on meil jällegi üks väikene autotutvustus ja meil on seekord üks väga põnev auto ja see on natukene segadust saab masin, ma kohe räägin miks, aga täpsemalt on meil siin siis BMW 435D X-Drive. Jah, täpselt selline pikk nimetus nagu ühel korralikul faksiaparaadil, aga mis asi see siis on? See on siis... ma pean ise ka nüüd hetke keskenduma, sest see on natukene segadust sajav. See on BMW 4. seeria, mis minule teadaolevalt loodi just selleks, et BMW 3. seeria nagu mudelirivi natukene selgust tuua, sest et 3. seeria pakkus meile sedaani, universaali, kabrioleti ja mingitel aastatel isegi hatchbacki. Et väga-väga palju kere modifikatsioone oli ning selleks, et natukene nagu mudelivalikusse tuua nagu lisa ja menüüd natukene uhkemaks teha, loodi 4. seeria. 4. seeria BMW-l on sisuliselt sama asi, mis on 5. seeria Audil, ehk siis nagu A4 selline nagu sportvariant. Siin on tegemist siis vana hea 3. seeria BMW nagu siis sportlikuma versiooniga ning 4. seeria pidi olema meil kupee. Ja tema on Gran Coupe, mis tähendab seda, et nii nagu kõik kupeed maailmas on tema 4 uksega. Ehk et see on pehmelt öeldes segadust sajav lugu, aga jah, tõepoolest see on meil 4-ukseline kupee. See tundub natuke veider, aga natukene selle masinaga lähemalt tuttavaks saades saad aru, et tegelikult on neil õigus, sest et paljas kupee ei ole niivõrd praktiline. Loomulikult see auto ei ole ka nagu mõeldud otseselt pereautoks, kuigi ta saab sellega suurepäraselt hakkama. Sellel konkreetsel masinal on reaalselt isegi turvatool tagaistmel, nii et seda on võimalik kasutada pereautona. Miks ei ole see 4. seeria BMW sisuliselt tavaline 3. seeria BMW on ikkagi tema kerejoon. Et kui me nüüd vaatame, siis selle kerejoone kuju on ikkagi natuke teine ning tal ei ole klassikalist sedaani pagasiruumi, mis nagu oleks selline mõtteline kolmandik auto kogu kerepikkusest. Et sellega on ikkagi natukene mängitud. Õnneks ei teinud BMW 4. seeria peal sama asja, mis nad tegid 5. seeriaga, sest see 5. GT on... No ütleme nii, et see on väga ilus. Las see 5 praegu olla, ma ei tahagi sinna minna. Me vaatame natukene seda autot väljast ja me märkame hetke ka, et see on üks maru kuri auto. Kõik tema disainijooned, kõik tema pisikesed aktsendid, aksessuaarid on niivõrd kurjalt kujundatud, et see masin on nagu selline, kuidas öeldagi, ta on natuke lühike, natukene ülekaalus jässakas poiss, kes on lihtsalt hästi tige kõigi peale ja see tegelikult sobib. See päriselt ka sobib, sest et see tiksub siin kapoti all, nagu auto nimigi ütleb, 435, ehk siis siin on täpselt 3-liitrine. Jah, BMW on läinud hästi loogiliseks. 435 on mudel, 3.0 on mootor, aga on siin 3-liitrine topeltturbodiisel, mis annab välja vägagi muljet avaldavat 230 kilovatti võimsust. Vähendemomenti reaalselt teispoole Aafrikat, sellest puudu ei jää ning pannakse see jõud maa peale läbi 4 veo, mis küll tõelistele tulihingelistele BMW fännidele natukene ei ole õige. Peab ikkagi olema paljude arvates BMW tagaveoline, aga mina olen absoluutselt sellel masina puhul täiesti nõus, et ta on 4-veoline, sest et seda võimsust vähemasti tänase ilmaga teisiti muidu maha panna ei saa. Mis on veel selliseid põnevaid momente selle auto juures, on kindlasti väga märkimisväärne tema üldine olemus ja käitumine tee peal. Seda me vaatame juba hetke pärast, aga ütleme nii, et sobib see auto kätte nagu kinnas. Ta on hästi vahetu juhtimiskogemusega. Just see, mida BMW-st tegelikult ootakski seda sportlikut sõidustiili, mitte niivõrd väga sellist mugavat äraolemist. Seda muideks pakuvad BMW näiteks 7. seeria mudelid, mis on tõesti sellised nagu Aladini lendavad vaibad. See aga on see BMW nii nagu ta peaks olema, nii nagu mina seda ette kujutan. Ta on konkreetne, ta on sportlik, ta on natuke jäik ja ta ka on maru lõbus sõita. Ja sõidust rääkides siis lähme vaatamegi, mis see tunne on siis selle autoga sõita. Katsun seda emotsiooni sinuga ka jagada ja vaatame, mida põnevat leidub veel ka selle auto salongis. Jätkame nüüd selle BMW-ga siis siit salongi poolelt ja
mis ma pean ütlema enne, kui me üldse sõitu alustame, on see, et BMW uus disainijoon, noh, mis ma saan öelda, uus tegelikult see on 17 aasta auto, aga ütleme, selle ajastu masinatel on salongi disain tehtud omavahel võrdlemisi sarnaseks, et kas sa oled 3. seerias, 5., 7., see on äratuntavalt sama käekiri. Ja see on tegelikult isegi väga hea uudis, et sul ei teki kunagi nagu totaalselt võõrast tunnet, kui sa siia autosse istud mõnest teisest BMW mudelist, et sa saad aru, kus on õiged klahvid, mida need sümbolid tähistavad ja olemine on väga äratuntav. Näiteks, mis mulle üksel veidral kombel väga selle BMW juures meeldib, on see, et käivitusklahv ja start-stop klahv on pandud kõrvuti, sest ilmselt ka peainseneril või disaineril endal see funktsioon ei meeldi, aga see on sisuliselt kohustuslik tänases Euroopa keskkonnanõuete virvarris. Ja noh, asjast rääkides siis nupuvajutus, mootor käima, kohe peaks kostuma absoluutselt kõikide BMW omanike lemmik soundtrack ja otse loomulikult seda praegu ei juhtunud, sest et me istume autos, meil on uksed suletud, aga võt see hääl. See on absoluutselt kõikidel BMW-del. See on midagi, mis absoluutselt ei ole minu lemmik selle asja juures, aga see selleks. See on minu selline väikene lihtsalt virin, sest et natuke ju peab virisema. Aga sõidu alustamine on imelihtne. Sul on antud joystick tüüpi käigukang, millel nagu asend kui selline ei fikseeru. Sa lihtsalt ühe käe liigutusega tõmbad selle enda poole drive'i, vabastad piduripedaali ja sõit maagilisel kombel hakkabki. Selles mõttes auto nagu tänapäeva auto ikka. Enne ma mainisin, et see auto istub käes nagu kinnas ja ta tõepoolest on seda. Me sõidame praegu süksel vaiksel, vähe kasutatud teel ja isegi ütleme kiirusel siin 30-40 ma täiesti tunnen. Ilmselt sa näed ka sellest, kuidas pilt rapub, kui konkreetselt see auto tee küljes on. See võib olla kõikidel Eesti teedel ei ole väga mugav, kahtlemata, aga kui sa otsid sellist sõiduemotsiooni ja ütleme, kui me vaatame veel seda BMW nagu tunnuslauset, millega nad ise ennast reklaamivad, ehk siis see Ultimate Driving Machine, siis tegelikult on siin see driving machine või see kogemus on siin täiesti olemas. Et kui sa tahad omale sellist BMW-d, mis on lendav vaip ja paitab su selga, siis sa pead vaatama ilmselt 7. seeria poole, aga kui sa otsid nagu sõidukogemust ja seda feelingut, siis see on just see auto. Ja on see 3/4 seeria täpselt sellises suuruses, et üksi sõites on väga super, pere mahub, aga ta ei ole otseselt selle jaoks loodud. Et pigem sellisele nagu natukene emotsionaalsemale autojuhile ja ma ei mõtle emotsionaalse all seda, et sulle meeldivad Hispaania seebikad, aga seda, et sa tahad seda sõidufiilingut ja mina praegu siin roolidega seda sõidufiilingut saan. Ja see on tegelikult päris lahe, sest liiga palju on meie tänavatel selliseid mitte midagi ütlevaid masinaid, mis ei ole tehniliselt pahad. Ära nagu saa valesti aru, ma ei taha nüüd öelda, et enamus masinaid tuleks kaaluplaadile saata. Aga kui sa oled ikkagi selline autoarmastaja ja ei olegi tähtis, mis marki autosid sa fännad, aga kui sulle meeldivad autod ja kui autodest rääkimine erutab sind ja kui autodega sõitmine pakub sulle huvi ja kui sa oled see inimene, kes läheb vahel autoga sõitma lihtsalt sellepärast, et autoga sõita, mitte sellepärast, et piim sai otsa ja sa pead minema kuhugi poodi, aga lihtsalt sulle meeldib sõita, siis see on üks võimalikest valikutest, mida ma täiesti julgen soovitada. Kuigi ma tean, et suurem osa mu fännidest praegu valab krokodillipisaraid, sest et ma istun Bayeri mootoritehase toodangus ja kiidan seda, aga olgem ausad, ega see on kiitust väärt masin. Siin on loomulikult teatud sellised iseärasused, mis mul vähemasti ajavad seljakarvad püsti. Üks on see imeline heli, millega see auto sind tervitab. Ütleme nii, et esimest korda seda heli kuulda näiteks kusagil müügisalongis, esimest korda reaalselt siia autosse istudes, on see lahe.
26. korral on see juba tüütu, 600. korraks on 2 varianti. Sa kas enam ei kuule seda või osake sinu ajust on juba surnud. Kumb peab juhtuma. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et mida on siis BMW teinud, et see auto annaks sellise nagu emotsiooni ja nad on teinud absoluutselt kõik asjad. Selle auto varustustase on vene keeles hästi lihtsasti võimalik kokku võtta ja see oleks всё есть. Ehk siis sul on kõik kaasaegsed mänguasjad. Meil on head-up display, meil on pikivaheraadarid, meil on 4 vedu, meil on topeltturbomootor, loomulikult on meil navigatsiooniseade, mitmetsooni kliima, istmesoojendused ja nii edasi. Praegu näiteks, sa küll ei näe seda, aga hakkas mul rool peos põrisema, sest et andurid arvasid, et ma sõidan valgele joonele liiga lähedal. Õnneks on need süsteemid kõik välja lülitatavad, selleks tuleks küll võtta appi mõni teismeline, kes on laptopidega väga tuttav, et ta aitab sul selle menüü siin seadistada. Aga ütlen ausalt, ei ole enam nii crazy kui eelmistes mudelites. Näiteks E-seeria BMW-des oli iDrive'i seadistamine normaalne väljakutse. Siin tegelikult käib see kõik üsnagi intuitiivselt ja isegi kui sa ei ole kunagi BMW seda, ütleme siis, pardaelektroonikat kasutanud, sa saad sellega päris kiiresti ja lihtsalt hakkama. Praktilise poole pealt, mis ma ütleme, hetkel praegu siin kogen, on 2 asja. Üks on see iste, mille peal ma istun. See on täpselt, see on rätsepaülikond, see on reaalselt, see on väga täpselt, toetab su keha, sul on väga hea kontroll olukorrast, ehk siis sa ei kuidagi ei uju ringi, aga samal ajal ei ole sind pandud ka sellisesse nagu võidusõidu auto korvistmesse, mis totaalselt väsitab sind. Et iste on sportlik, aga mitte liiast. See on mulle praegu väga pluss. Tõsi küll, ma sõidan selle autoga ainult mõnikümmend minutit ja ma lõpetan võib-olla siit Berliini, ma tahaks natuke pehmemat istet, aga tihti sa Berliinis käid, olgem ausad. Teine asi, mis praegu, mida ma tahaks praegu välja tuua, on müratase. See on väga hea, see on väga meeldivalt madal. Ja nüüd liigume võib-olla selles jutus natuke selliste subjektiivsemate, aga ägedamate teemade juurde. Ja kõige ägedam asi, mootor, loomulikult mootor. 230 kilovatti, 3-liitrine topeltturbodiisel. Võt, see on mootor. Ja mis on lahe, on see, et sellel autol on väga muretu dünaamika. Mõtlen selles osas, et sa ei pea seda pedaali pressima täiesti armutult põrandast läbi ja see auto liigutab ennast väga reipalt, ilma, et mootor hakkaks su peale nagu meeletult karjuma ja appi paluma. Reaalselt kolmandik, veerand pedaali vajutust ja sa oled linnatempos, kui mitte isegi tempost ees. Ja kui meil on mootor, mida me ei pea kurnama, siis me ei pea ka sinna valama ämbrite viisi kütust sisse. See masin ilma naljata tuleb keskmiselt alla 10 liitri toime. Maantekulu on sul 5 liitri piirkonnas. Siit nagu küsimus, et milleks igasugused 1 mootoritega autosid üldse vaja on, edasi nad ei lähe, soojaks nad ei lähe, lahedat häält nad ei tee. Võta mootoriga auto ja sõida, nagu see. Täiesti nagu, minu jaoks täiesti nagu õige taktika. Sul on mootor ja sul on auto. Ja sakslastel on sükest huumorimeelt, nad on seda ammu teinud, nad võtavad väikse auto ja panevad sinna suure mootori. Ja tulemused on tavaliselt väga lõbusad. 0-100 aeg, 6, täpsemalt ma ei oska sulle öelda, sest et andmed on igal pool erinevad, aga päriselt ega siin tõesti väga palju kauem sellega ei lähegi. Seda on täiesti tunda, kuidas see aparaat ennast tõesti jõuga liigutab ja kas diiselmootoriga auto on selle jaoks, et neid 0, sekundeid taga ajada? Seda otsusta sina ise. Igatahes ta suudab seda ja kui sa seda 0-100 sõituga teed, siis see ei tundu nagu sellise vägistamise ja punnitamisena. Ta teeb seda sükse kergelt ülbe, sükse muigega, et mis sa siis arvasid? Loomulikult lähme. Praegu me oleme natukene linnast väljas, süksel äärealal, saame nautida sirget teed, me jõuame hetke pärast ka linna sisse ja siis võib-olla ma saan selle
väga täpse ja meeldiva juhitavuse kohta öelda hoopis midagi muud, kui meil tulevad valgusvoorid ja linnatänavate konarused. Võib-olla siis see enam nii äge ei tundu, aga saame vaadata, kuidas töötab vedrustuse seadmise võimalus. On sellel autol kõikide muude moodsate mänguasjade nimekirjas ka aktiivne vedrustus. Ehk siis me saame muuta vedrustust normaalsest kuni kõvani. Nimetuste järgi on siin Comfort, Sport ja Sport Plus, aga tegelikult on see ikkagi nagu kõva ja väga kõva. Sest et jällegi auto on ehitatud mis riigis? Selles riigis, kus on lubatud metsikud kiirused ning vedrustuse seadistus on ikkagi nagu nii seatud, et võetakse arvesse võimalust, et see auto sõidab ka üle 200 kiirustel nagu regulaarselt ja ta peab nendel kiirustel käituma stabiilselt. See tähendab muidugi seda, et päris Aladini vaibaks see pisikene väga veidra kereindeksiga masin ilmselt ei muutu. Ja ma võiksin ilmselt jätkata seda juttu sellest autost homse päevani, aga ma võin nagu teha sükse lihtsa kokkuvõtte. Päris äge pill on. See on ääretult ebaprofessionaalne ja ebakorrektne väljend, aga kui ma selle sama autoga praegu sõidan, ma saan tegelikult aru, miks on hakanud meie tänavapilti moodsaid BMW-sid nii palju juurde tekkima. Et kui oli nagu mingil hetkel BMW-dega ikkagi selline nagu see rullnoka teema, et kui on ikkagi BMW, siis on ta musta värvi ja siis on ta laagna tee peal kusagil kraavis. Või seinas või katusel või midagi sihukest. Ja ma saan aru, miks see nii on, sest et need masinad tõepoolest kutsuvad vajutama, sest et nad käituvad kuidagi väga meeldivalt nendel kiirustel ja paraku on nad ka keskmisest võimsamad autod ja väga lihtsalt tekib olukord, kus see auto saavutab kiiruse, mida selle omanik enam ei pruugi osata ohjata. Nii palju rullnokkadest, aga need masinad ei, 2017 ikkagi, see ei ole enam see auto, mis oli, 2007 aasta BMW. See ei ole nagu sama masin, lihtsalt veidi uuem, see on täiesti uus masin. Kogu selle auto olemus nii väljast kui seest on muutunud ikkagi täiesti uuele tasemele ja eriti just ma pean kiitma seda sisemust. BMW, ütleme siis, disainerite osakonda lõpuks ikkagi jõudis see info, et 21 sajand on käes ja samade asjadega enam ei üllata. Ja siin on väga palju rõhku pandud materjalidele, need on läinud väga meeldivaks ja üldine kasutusloogika samamoodi. Pisiasjad, mis väga nagu mängivad rolli. Näiteks näidikute paneel. Näidik on muidugi selle kohta öelda selline tugev ilukirjanduslik liialdus, sest et tegelikult on see ekraan, mis siis vastavalt vajadusele kuvab ja vahetab sulle pilte, valid erinevaid sõidurežiime, ka reaalselt näidikud muutuvad, aga ma ei tahtnud sellest rääkida. Pisiasjad, näiteks, mis iganes kiirusel sa sõidad, kuhu su osuti ka ei näita, näiteks hetkel mul näitab osuti siin juuksekarv üle 50, siis number 60 on selles paneelis tehtud suurem. Ja see on väga nagu kihvt lähenemine, sest et kui ma vilksamisi vaatan seda paneeli, siis see number, millele on seier kõige lähemal, see on kõige suurem ning teised numbrid on tehtud väiksemaks ja hägustatud. See lihtsustab olulisel määral selle paneeli kasutamist, et sa tõesti saad vaid ühe kiire silmapilguga kogu omale vajaliku info kätte. Ja see on pisiasi, aga see on väga meeldiv ja see näitab seda, et päriselt on nagu mõeldud ka selle peale, kuidas seda autot hakatakse kasutama ja mis moodi selle auto kasutus siis ka nagu kulgema hakkab. Ja see on üsna nagu intuitiivne. Selle koha pealt minu poolt on ainult au ja kiitus. Samamoodi käigukast näiteks. See on meil ZF-i 8-käiguline käigukast ja tema töö sujuvus on võrreldav lihtsalt crème brûléega. Täiesti taustas, märkamatult, ilma igasuguse nagu sellise isegi vihjeta, et siin midagi toimub. Ei, kõik on täiesti taustas. Käigukasti peale või käikude tööd sa ju absoluutselt ei tunne. Mida võib-olla natukene tooks välja nagu miinuspoole pealt, on tegelikult mootori müra. See on
ma just kiitsin, et see auto on vaikne ja ta tegelikult oma klassi arvestades ka on, aga kui mootorit, ütleme nüüd koormata sükene 50% ja rohkem, siis urin on minu jaoks natukene häiriv, et nagu kisa on rohkem kui villa. Loomulikult auto on väga dünaamiline, aga jäi häirima. Ütlen lihtsalt otse nii, nagu ma tol hetkel tundsin. Aga tagasi nüüd natukene, oleme jah tõepoolest juba nüüd linna sisse jõudnud ja on parem, kui ma arvasin. Fooride taga sõitmine ja kõik see ei ole absoluutselt nii häiriv, kui alguses arvasin, et ilmselt on. Samamoodi näiteks pean võrdlema eelmine nädal või lühike aeg tagasi sõidetud Audi A5-ga, sest et nad on mõnes mõttes võrreldavad masinad, et see Audi A5 2019, millega me hetk tagasi sõitsime, on samamoodi sellest moodsast klassist, mis on siis 4-ukseline sedaan kupee. See auto on täpselt samast klassist ja andke nüüd mul Audi fännid andeks, aga siia autosse on mugavam sisse istuda kui sellesse A5. Kas on ukse suurus, istme suurus, midagi on siin teisiti, on kasutatavam. Loomulikult on ka nendel masinatel totaalselt erinev varustustase ja väga-väga erinevad mootorid, mis seda sõiduemotsiooni nagu väga otseselt ka mõjutavad. Aga veel üks moment, mis on selle auto juures kindlasti väga oluline, on selle auto välimus. Ja selle auto välimus on tehtud väga seda sportlikkust ja seda sportlikku agressiivsust rõhutav. Seda autot on sisuliselt võimatu mitte märgata nagu teiste autode seas. Et kui sinu ees sõidab parasjagu mingi hall Peugeot, siis 25 sekundi pärast sa ei mäletagi, et ta sinu ees sõitis. See masin aga trügib sulle silma. Kõik pisiasjad on tohutult rõhutatud. Sa leiad isegi BMW kirja tagatule seest, mitte tagatule pealt, tagatule seest. Kõik need õhusuunajad, diffuusorid, restid, neid on lihtsalt kuhjas siia peale pandud, et see meenutab midagi sellist, mida ütleme siin 2000 aasta alguse poolel tehti nagu tuuninguna. Siin on see kõik juba standardis küljes. Ta on rõhutatult sportlik ja arvestades ka selle masina võimsust, siis tegelikult täiesti õigustatud. Loomulikult sportauto fännid, kui kuulevad, et kapoti all töötab diiselmootor, juba hakkavad nina krimpsutama, aga samas vaatame natukene ajas tagasi. BMW on olnud suhteliselt pioneer selles valdkonnas, mis räägib sportlikest diiselmootoritest. Näiteks, kui E60 peale tuli välja mudel 535, mis on otse loomulikult 3-liitrine mootor, aga topeltturboga, siis see oli omas klassis ja omas hetkes totaalne fenomen. 3-liitrine diiselmootor, mis näitas üle 200 kilovatti võimsust. See oli midagi, mis tollel ajal oli nagu absoluutselt püüdmatu. Ja loomulikult tehnoloogiad, mis sinna sisse läksid, olid arvestades ajastut väga-väga ajast ees ja lausa ulmelised. Siis tänaseks nagu jätkatakse selle suunaga ja diisel ja sport tegelikult ei ole nagu enam nii konfliktne lugu. Audi on juba 10 aastat tagasi Le Mansis tõestanud, et diiselauto võib motospordi nagu embleemi kanda ja auga. Ja samal ajal, kui me läheme veel ajas tagasi, ja võtame mingisugused, ütleme, 80-ndate superautod, Ferrarid, Lamborghinid, siis neil olid 0-100 ajad 7, midagi ja see oli röögatus. Maailm seisis ohkas ja ahetas, kui nad nägid 7, aega 0-100. Täna 7, ei ole mitte midagi, seda teeb diiselmootoriga pereauto. Et millega sa nagu võrdled? Ja kas ei ole mitte tore, et sul on masin, mis läheb alla 7 sekundi 100-ni ja tarbib alla 7 liitri kütust. Mina arvus see on ju täielik muinasjutt. Ja ma arvan, et võt just sellise positiivse noodiga me tõmbame ka sellel videol nüüd otsad kokku. Mina igatahes olen väga-väga tänulik sulle, et sa leidsid seda aega. Ai, kõige tähtsam asi unustasin praegu ära. See masin, milles ma praegu istun, võib olla sinu masin, sest et see auto on praegu müügis.
ja ma jätan kuhugi siia kohta ka väikese info, kuidas sa selle müügikuulutuse leiad ja why not? Tšekka seda värki järgi. Siinkohal aga lõpetame nüüd selle kaadri ära. Aitäh sulle, et sa leidsid aja selle video läbi vaadata ja loomulikult, kui tekib põnevaid masinaid, miks mitte ka sinu enda masin, siis filmime ja räägime neist jälle. Seniks kuniks, aga aitäh sulle ja näeme peagi.